Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere, armas vaataja! Saade Naudime elu on pikalt jõulupuhkuselt tagasi ja loodan, et teilgi olid väga ilusad ja meeldejäävad pühad ja aastavahetus. Ja alustame nüüd uuel aastal uue hooga ja ma luban teile, et meil on väga palju põnevaid seiklusi ees. Tänast saadet me alustame aga Tallinna kõige uuemas ja ühtlasi kõige suuremas kaubanduskeskuses. Mille pärast enne kõike siia üldse tullakse? No ma arvan, et täna käib veel hästi palju meil ka lihtsalt uudistajaid, et meie sisearhitektuur, see avarus, kõrgus, nii-öelda õhk, mida me siin võimaldame oma külastajatele ju palju rohkem kui olemasolevates kaubanduskeskustes, on kindlasti täna kõikidel hästi meeldiv. Aga teine pool ongi ka see vaba aja veetmisvõimalus ehk meie kino, restorani korrus, Skypark, laste ja noorte selline vaba aja veetmistegevuskeskus, mis on väga-väga populaarseks kohe avamisjärgselt saanud. Et need on täna võib-olla need esimesed kohad, mis on inimestel olnud põnevad, aga meil on ka ju üle 50 täiesti uue kaupluse siiski siin keskuses ja külastajad on juba tunnetanud, et me pakume teistsugust valikut, kui nad on seni harjunud Tallinnas nägema. Kui palju poode siin T1 kaubanduskeskuses kokku on? Kui me kõik pinnad võtame, mis on külastajatele avatud, kaasa arvatud ka kohvikud, restoranid, siis 160. Ja kui paljud neist siis on toitlustuskohad? Neid on nüüd praeguse seisuga meil 32 ja see arv on kindlasti Tallinnas praegu suurim ja võin öelda, et see esimene nii-öelda avamisjärgne periood on ka näidanud, et kohvikud, restoranid ja väljas eenestamine, mis ongi selline moodne vaba aja veetmisvõimalus, on olnud inimestele hästi põnev ja paeluv. Saan aru, et teil on ka mingisugune väga põnev robotite näitus siin praegu? Meil on praegu eelmise aasta lõpust kuni nüüd ka pea selle kuu lõpuni on tõesti üks selline hästi põnev tehnoloogiline robotite ja kogu sellise tehnoloogia maailma näitus lastele, aga mitte ainult lastele, vaid ka juba ka täiskasvanutele hästi põnevaid lahendusi ja sellist innovatiivsust pakkuv, nii et see on olnud meil tõesti väga-väga populaarne, et inimesed on lausa seisnud pikas järjekorras, et näitusele sisse pääseda. Kas pärast robotite näitust on oodata mingit järgmist näitust? See on tegelikult suund, mida me proovime kindlasti siin keskuses hoida ka edaspidi. Et pakkuda just hästi laia sellist tegevust ja vaba aja veetmisvõimalust meil siin kogu keskuses lisaks tavapärasele ostmisele kauplustest. Kogu maailmas ju kaubanduskeskused liiguvad üha rohkem sellesse suunda, kus nad pakuvad just vaba aja veetmisvõimalust ehk kõike seda, mida sa läbi interneti nagu osta ei saa. Et internetikaubandus ju kogu maailmas teeb võidukäiku ja kaubanduskeskused peavad selle maailmaga kindlasti kohanema, ehk siis lisaks sellele tavapärasele klassikalisele kaubandusele üha rohkem oma katuse all pakkuma kõike seda, mida just läbi interneti osta, tellida ei saa. Siia keskele me oleme nüüd loonud ka ühe installatsiooni, mille nimeks on Linnadžungel
ja selle installatsiooni keskmeks on siis tõesti taimestikuga kaetud struktuur ja need ronitaimed nüüd tasapisi kasvavad siin, nii et võib-olla aasta pärast on pool kogu sellest ehitisest juba taimestikuga kaetud, ehk tuua selline pargi element just kaubanduskeskusesse sisse, mida inimesed võib-olla ei ole olnud varem harjunud sellistes kohtades nägema. Ma näen siin 4. korrusel väga palju põnevaid söögikohti, aga mis siin veel on? 4. korrus on meil tervikuna pühendatud meelelahutusele, vaba aja veetmisele. Sellel korrusel on meil nii 6 saaliga Cinnamoni kino, kui tõesti Super Sky Pargi juba ülimalt populaarne laste ja noorte selline vaba aja veetmise meelelahutuskeskus ja ka 10 restorani. Nii et see on tõesti kooslus, millist Tallinnas seni ei ole olnud ja avamise järgselt on tõesti ta olnud juba külastajate seas hästi populaarne. Siin me oleme tahtnud ka tõesti luua sellist keskkonda, kus inimesed ei tunnetakski ennast kui olevana kaubanduskeskuses, et tihtipeale see väljas söömine kaubanduskeskuses ei ole olnud veel niivõrd nagu populaarne, aga pigem seetõttu, et see pakutav valik olemasolevates keskustes ei ole olnud niivõrd lai või niivõrd võib-olla põnev või selline laiu valdkondi kattev, et meie 10 restorani tõesti siin katavad ära hästi laia sellise kulinaarse valdkonna, nii et kutsume kõiki uudistama. Pärast seda, kui üks suur kaubanduskeskus on risti-põiki läbi joostud, on väga õige hetk võtta aeg korraks maha, lõõgastuda ja nautida taimassaaži. Järgmiseks ma asun nautima väga mõnusat jalamassaaži. Asume me muide Tallinna vanalinna Saia tänaval. Parkimine on siin täiesti tasuta klientidele ja selles salongis pakutakse siis traditsioonilist tai-massaaži, tai aroomi ja õlimassaaži, jalad alla punktmassaaži ja igasuguseid mõnusaid kehahoolitsusi. Siin on olemas ka infrapunasaun. Tai-massaaž muide on lahutamatu osa tai meditsiinist. See koosneb joogasarnastest venitusharjutustest, akupressuurist ja töös keha energeetiliste liinidega. Kui sa hakkad Tai Orchid Spa püsikliendiks, siis ootavad sind iga kuu väga head soodustused ja pakkumised. Aga kõikidele meie saate vaatajatele on veebruari lõpuni Tai Orchid Spas -20% kõikidele protseduuridele. Kasutades sooduskoodi Naudime elu.
Milline lapsevanem ei sooviks, et tema laps käib imearmsates riietes, mis on üksiti tehtud naha ja loodussõbralikust ja supernunnude mustritega kangastest. Kust tuli selline mõte hakata tegema väikestele lastele riideid? Kuna mul on endal väike 2-aastane poeg, siis tekkis selline tore mõte, et võiks teha ise talle riideid. Ja kui me juba hakkasime neid tegema, et esialgu siis koos emaga ja koos õega, siis hakkasid teised ka huvi tundma nende riiete vastu. Ja näiteks naabrinaine küsis, et kust te saite ja nii toredad ja siis mõtlesime, et võiks teha siis juba nagu suuremaid koguseid ja luua ka selle jaoks e-pood, kus neid müüa. Saigi see tore perefilm sellega nagu alguse. Mis neid riideid teistest lasteriietest eristab? Kõigepealt need tõesti vahvad mustrid, mida me oleme valinud ja kindlasti, et on sellised loomapildid, mis on väga paljude inimeste lemmikud. Kust need huvitavad kangad tulevad? Enamik kangaid tuleb Eesti edasimüüjatelt ja kõik need kangad on Euroopast toodetud ja Euroopast nagu tellitud, et kõik kangad on meil kas Ökotex sertifikaadiga või siis KOTS biopuuvilla ja elastaani seguga, et nad on hästi head ohutud lapse õrnale nahale ja ohutud ka keskkonnale. Et kui neid pesta, et siis ei satu nagu neid riidetükikesi, mis on ohtlikud, ei satu nagu loodusesse, et nad on hästi loodussõbralikud. Meie riiete suurused, püksid ja pluusid ja pusad enamik on alates vastsündinust kuni siis 3-aastaste lastele. Me oleme teinud ka retuuse tüdrukutele, mis on siis enamik kas 1-aastastele kuni isegi 10-aastaste laste suurusteni välja. Ning me oleme teinud ka mütse ja salle. Ja mütsid ja sallid on ka isegi kuni täiskasvanu suuruseni. Kas lisaks e-poele saab neid riideid kusagilt veel? Me käime nädalavahetustel laatidel müümas. Eelmine suvi käisime üle Eesti, Tartus, Võrus, Viljandis, Pärnus ja kõikides sellistes toredates linnades igasugustel vahvatel üritustel, näiteks Hansalaadal ja Paunvere laadal. Kui soovid oma last ka nii nunnult riidesse panna, siis mine ja külasta veebipoodi. Meiega läheme nüüd väikesele pausile, pärast mida me hakkame rääkima, kuidas jõulusöömingute ajal saadud lisakilodest lahti saada. Kullasära Expressionsist uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Jõulud koos suurte söömingute ja pidustustega on möödas, samamoodi aastavahetus. Alanud on uus aasta uue hooga ja see on kõige õigem aeg selleks, et alustada trenniga. Mis eristab MyFitnessit teistest spordiklubidest? Eristab see, et me oleme spordiklubide kett, ehk meil on nüüd tänase seisuga Eestis 20 spordiklubi, mis tähendab seda, et me oleme igal pool ja mis jälle inimesele tähendab seda, et ta saab sportida igal pool. Ikka me tahaks ju vabandusi tuua, et mul ei ole aega, ma ei jõua, see on kaugel, aga Tallinna mõistes ja ka tegelikult Tartu mõistes siis ei ole nagu vabandust, et miks sa jõuaks trenni teha. Eristab ka see, et me pakume täisteenust, et meil on jõusaal, meil on rühmatreeninguid, paaris klubis on meil Kujula ja tegelikult me pakume treenimisvõimalust paari kuusest kuni elu lõpuni, sellepärast et meil on olemas beebid ja väikelaste treeningud, ehk siis muidugi ema peab oma väikse beebiga tulema. On noortele mõeldud treeningud, on ujumistreeningud, jõusaalid, suured avarad
rühmatreeninguid tegelikult üle 60 stiili ja samamoodi vanus, et tänapäeval õnneks see maailm on muutunud nii, et ei ole enam sellised noorte ja vanade teemad, vaid kõik käivad rõõmsalt koos, kõik saavad hakkama. Me liikmed naudivad seda seltskonda. Et võib-olla paar aastat tagasi spordiklubi oli selline koht, kus ma pidin tulema ja rassima ja higistama, siis nüüd juba tullakse sellepärast, et aga mõtlen, ma ei näe oma sõpra täna või minu 3 sõbrannad tulevad. Et meil on hästi suur see sotsiaalne pool ja mina tean hästi palju liikmeid, kes on juba leidnud endale sõprusi ja tõesti sõpru kogu eluks, et nad ei kujuta enam ette elu ilma treenite sõpradeta. Näiteks hetkel, kus me siis praegu asume, on MyFitness Lasnamäe Linnamäe klubi ja tundub, et kas see üks väike klubi siis nii-öelda võib pakkuda kõike, võib tõesti, et on avar suur jõusaal, cross-trainingu ala, ehk siis sellised natuke karmimad treenijad saavad ka siia tulla. Meil on stuudio, mis tähendab seda, et pakume joogat, pilatest, tavarühmatreeninguid. Kõik Lasnamäe klubid, meil on siis 3 Lasnamäe klubi, MyFitness Kärberi, MyFitness Virbi ja MyFitness Linnamäe. Nendes klubides on siis kuni jaanuari lõpuni tasuta liitumine. Tule siis vormista endale kas siis päevapakett, kus sa saad siis päeval külastada kella 3-ni klubi või täispakett, mis tähendab, et käi ja treeni nii palju kui jaksad. Ja ka olemasolevad liikmed saavad Lasnamäe klubisid siis külastada tasuta vastavalt oma ajareeglite raames. Minul oli väga mõnus trenn, aga kui sina soovid samamoodi treenida, siis mine meie Facebooki lehele ja seal toimub vaatajamäng, kus loositakse välja MyFitnessi stardipakett, mis siis sisaldab 30 päeva treeningkaarti, kehaanalüüsi vautšerit, sellist väga ilusat spordikotti ja treeningrätsikut. Järgmiseks on meil väga lahe võimalus jälgida, kuidas ühe toreda tantsukooli õpilased, üks väga tugev võistlusrühm, treenib, et minna kooli tantsuvõistlusele. Mille poolest tantsukool Koit on eriline? Koit tantsukool on eriline, ma arvan, sellepärast, et meie tantsualane õppe ampluaa on hästi laialdane ja me oleme teadaolevalt ainuke tantsukool Eestis, kes teeb koostööd füsioterapeudiga. Ehk siis meil on iga õppeaasta alguses, õppeaasta lõpus on õpilasel, kes treenib vähemalt 3 korda nädalas, on individuaalne füsioterapeudi vastuvõtt. Et siis kogu see õpingute periood ja kõik oleks turvaline ja kehakeskne ja need lapsed jääksid ka terveks ja saaksid sellise tugeva tantsuhariduse. Pluss meil on kõik tantsuõpetajad, kes meil on erialase kõrgharidusega. Tantsustiile on hästi palju. On klassikaline tants, akrobaatika, street jazz, jazz, täiskasvanutele on kõhutants, Latin club mix, siis on siin üldfüüsiline tantsuline treening, see on täiskasvanute balletitunnid, ema-lapse tantsutund või isa-lapse tantsutund, kus saab käia siis koos väikse lapsega. Ja siis on, kui õpilased on juba edasi jõudnumad, siis igasugused lyrical jazz ja contemporary jazz ja karaktertants ja nii palju, kui neid tantsustiile võib nimetada, et kõik on meil siin esindatud. Meil on oodatud päris pisikesed, nagu me ütlesin, et saab käia koos vanemaga, ehk siis põhimõtteliselt sünnist saati seal, kus laps hakkab pead kandma, et võib tulla juba koos vanemaga treenima ja siis sealt edasi iseseisvalt treenivad meil juba 2-3-aastased ja sealt edasi 4-6 kuni täiskasvanuteni välja, et meil ongi 2 suunda, et on nagu harrastajad ja siis on professionaalid, et käinud võistlustel ja teeme ka sellist võistlusporti. Ma näen jah, et sinu selja taga on väga palju karikaid. Kus te siis käinud olete ja mida te võitnud olete? Me oleme käinud Eesti tantsuvõistlustel, kõik, mis on suuremad, Kuldne karikas, koolitants, estraadi rahvaste tantsude festival, kus on läinud hästi, on tulnud nii lavastuse eripreemiaid kui siis ka tantsude eest ja siis nüüd viimased aastad, eelmine aasta käisime Portugalis rahvusvahelisel tantsuvõistlusel, saime 3. koha, enne seda käisime Hispaanias, kus saime 1. ja 2. koha ja enne seda käisime Soomes Skopjas, kus pääsesime 69 kooli seast nagu 6 parim hulka.
mina olen jälle shoppingulainel, kust leiab lastele väga mugavalt ja väga ilusaid asju. Olemegi orienteeritud rohkem laste riietele, kuigi pole unustanud ka emasid, isasid. Ja ka vanaemad astuvad sisse. Hakkame vaatama. Kuidas ma leian siit oma lastele just need parajad asjad? Iga laps erineva pikkusega leiab erinevast boksist endale riided. Toome näite. Siin on 62 suurus kõik. Inimene tuleb poodi, ta tahab kindlat asja. Kõik on ühes kohas. Välja arvatud see, et hooaja kaup on meil pandud eraldi. Ja poiste ja tüdrukute asjad on eraldi, See vahe on nüüd kõik poiste vahe. Aha. Naerusuu beebipoiss. Kõik siuksed emme silmarõõm. Ja kui edasi läheme, siis on nagu tüdrukute vahe. Kas ma saan õigesti aru, et inimesed saavad siis ise tuua siia poodi müüki asju? Et mänguasjad on meil siin. Mänguasjad on meil kõik siin poes mängimiseks. Et kui see pisikene tüdruk või poiss tuleb, siis ta võib kõiki asju katsuda. Nii et selles poes siis ema ei peagi kiskuma oma last asjade küljest lahti, et ta jumala eest midagi ei katsuks. Ei, kindlasti. Mina olengi sellepärast siin, et hoida, et nad ära jooksevad. Emme issi vaatavad riideid. Mina mängin nendega. See vahe on nüüd mõeldud naistele just. Ehk et kui tuleb poodi inimene, üldjuhul ma näen, mis suurust ta kannab. Siis ma juhatan ta vastavalt tema suurusega boksi. Et iga klient on ju erineva suurusega. Ja meeste asjad on siis sealpool, jah? Jaa. Taga on meil veel raamatud ja raamatud on muide meil väga-väga kuum kaup. Ah, soo. Et neid me võtame alati rõõmuga vastu. Tänaseks ongi kõik. Mul on väga hea meel, et sa otsustasid oma laupäeva hommiku veeta meiega. Loodan, et sul oli sama põnev kui minul. Naudi oma nädalavahetust ja kohtume juba nädala pärast.